Diabeet ehk rahvakeeli suhkruhaigus ei ole magushaigus. Nii nagu kogu maailmas on ka Eestis diabeet tõsine meditsiiniline probleem. Üle 70 000 Eesti inimese võitleb igapäevaselt selle piinava ja raske haigusega. Teist sama palju istub piltlikult öeldes tiksuva pommi otsas, sest nad ei tea, et nad seda põevad. Suhkruhaigus ei teki üleöö, vaid hiilib ligi vargsi. Isegi kuni 10 aastat võib ta varitseda ilma otseste sümptomiteta, enne kui see endast märku annab. Tavaliselt tabab teist tüüpi diabeet, mis on peamiselt elustiilihaigus, ootamatult just parimas produktiivses eas inimesi. Elustiilihaigus tähendab seda, et haigus on välja kujunenud elu jooksul tehtud halbade valikute tõttu. Samas hea uudis on see, et nende samade elustiili valikutega annab diabeedi arengut ka tagasi pöörata. Kas sina oled kindlalt tervislike valikute teel või oled eksinud raudteerööbastele, kus tuiskab sinu poole hääletu diabeedi kiirrong? Milliseid märke tähele panna? Kui sa oled ülekaaluline, naisena on su talja ümbermõõt 88 cm ja rohkem, mehena 90 cm ja rohkem, toitud ebatervislikult, oled väheliikuv ja halva unekvaliteediga, siis on viimane aeg ohjad haarata ja oma tervise eest võitlema hakata. Rasvumist peetakse teise tüübi diabeedi arengu otsustavaks riskiteguriks. Seega, esimese asjana on oluline alanda kaalu. Kaalu alandamisel on toitumise korrastamine kriitilise tähtsusega. Kõige olulisem on suurendada juur- ja puuviljade osakaalu, valge jahu ja suhkrurikaste toitude arvelt. Niimoodi ei lase positiivsed muutused kaalunumbris ennast kaua oodata. Kui kaal on väiksem, on sul energiat rohkem ja palju kergem on ka suurendada kehalist aktiivsust, liikuda ja sportida. Kõigest 30 minutit tavapärasemast tempokamat liikumist päevas on alustuseks täiesti piisav. Liikumine soodustab suhkrutransporti rakkudesse. Selle tulemusena veresuhkur langeb. Spordi puhul on tore see, et sellel on positiivne mõju ka pärast sporditegevust. Kuni 48 tundi pärast treeningut ammutavad meie lihased ikkagi verest suhkrut, mis toetab ülemäärase kaalu langetamist ja paremat veresuhkru kontrolli. Väga suur roll diabeedi ennetusel lasub ka kvaliteetsel unel. Pikaajalised uuringud on tõestanud, et inimesed, kes magavad 5 tundi ja vähem, saavad suurema tõenäosusega diabeedi kui need, kes magavad piisavalt. Unepuudus omakorda suurendab söögiisu ja tõstab kaalunumbrit ja see ei aita sugugi diabeedi ennetusele kaasa. Sel kevadel Eesti Haigekassa tõi välja, et koguni 4/5 Haigekassa rahadest läheb 20% haigete ravimisele, kelle haigused on suuresti just ebatervislikult elustiilist tingitud. Seega, iga kaotatud kilo loeb. Ja kui ongi peale väsitavat tööpäeva raske spordialatsid jalga saada või järjekordne ebatervislik kahvatlus poodi jätta, siis tasub mõelda nii. Hoides end tervena, ei hoolitse sa mitte ainult iseenda eest, vaid ka nende eest, kellel on päriselt rasked haigused. Olles terved ja tervislikud, saame me olla kellegi kangelased. Püsigem terved!